Mida me täna tegema hakkame? Sööma. Sööma just, mida sööma? TikToki toita. TikToki maiustusi. Meil on siis 3 asja, meil on Jaapani toorjuustu kook, Dubai šokolaad ja crumble cookies. Meil on siin Dubai šokolaad. Elisa, oled sa varem Dubai šokolaadi proovinud? Kusjuures ma olen seda mingisuguses restoranis nagu magustoiduna. Magustoiduna? Jaa, see oli nagu siukene väikene nagu, või see polnud restoranis, see oli mingisuguses baaris tegelikult. No, see on nüüd poest ostetud Dubai šokolaad ja Dubai šokolaadi üks omadusi on see, et on hästi kallis. 13 eurot. 13 eurot? Sellise asja eest. Just see luksuslikkuse aspekt on ja. Mingi kuldsas bavaaris ka. Jaa. Aga see oli mõnda aega tagasi juba viral, ei või? Jaa, see ei ole nagu uus trend. Et see on juba mõni aasta eksisteerinud siin maakeral. Lahe. Oi, siin on mingisugused huvitavad triibud veel peal. Mida see sulle meenutab, Albert? See meenutab... Siuke väike Salvador Dali. Okay. Selline sürrealistlik kunst, jah. Okei, aga hakkame siis aga proovima. Esimesed ampsud Dubai šokolaadi mailus. Ma ütleks, et suht meh nagu. Tead, see maitseb nagu... See ongi see, millest kõik räägivad. See on nüüd küll midagi erilist ei ole. See maitseb nagu... Kujuta ette, et su vanaisa toob sulle kusagilt räpinast. Okei, ma räägin omast kogemusest. Jaa, räägi omast kogemusest. Et minu vanaisa toob alati teeb räpinast ja siis alati, kui ta tuleb külla, siis ta toob kusagilt mingisugust piimašokolaadi. Ja nagu ma alati teen selle lahti ja ma saan täpselt 1 tüki ja siis ma seda rohkem ei taha. See on siuke ülimagus ja no siuke... See on nagu keeme maitse, olgem ausad. See ei ole isegi keeme, see on siuke teistsugune... No 2 peale siis paneme kokku 3 selle indeks. Okei. Aga... Dubai šokolaad. Samas me kujutate, milline nagu Ink Lukas sööb seda näiteks oma videod aastal. Mina ei sööks. Ja see peaks siis olema nüüd see juustukook, mis on seal TikTokis. Ja just see Jaapani toorjuustukook. Selle trend on rohkem see, et sa teed seda nagu hästi lihtsalt ja kiiresti, et ongi nagu 2 komponenti. Üks on siis Kreeka jogurt ja teine on Biscoffi küpsised. Ja no tegelikult see ei pea olema nüüd Biscoffi küpsised, nendega on Eestis isegi keeruline, sest inimesed läksid neid poodi ostma üli palju selle trendi tõttu. Aga tegelikult võib panna ka kaeraküpsiseid, et meil siin toimetuses just toidutore toimetaja ütles, et tegelikult võib ju kaeraküpsistega ka, et väga tervislik on niimoodi teha. Aga laseme siis hea maitsta. Vaatame kohe. On seal mingi kriteerium, kui kaua see peab seisma seal külmkapis või? Tegelikult ei ole. Nagu osadele meeldib see, et see on nagu tugevamate küpsisetükkidega, osad tahavad, et see oleks hästi pehme. Las sõltuvalt hoiadki nagu mingi mõned tunnid. Aga on selline 6 tundi on selline safe. Okei. Ma isegi oleks arvanud, et see on nagu pehme, et need küpsised on siin sees pehmemad. Aga see veist maitseb nagu küpsisetort minu meelest, mis on hapukoorega tehtud. Jaa, ei ta ei meenuta küll tegelikult üldse toorjuustukooki. Et see trend justkui ongi selle mõttega, et ülilihtne teha. Ma isegi ei oska kirjeldada, mida see mulle meenutab. Võib-olla nagu mingi koolisöökla selline magustoit. Ei, mu nagu, tegelikult me ei taha nii öelda, sellepärast, et koolisööklates on juba väga ei magustoit. Ma arvan, et see, mis ma tegin, see ei ole isegi seda väärt. Ja mida inimesed veel selle trendi kohta või toidu kohta siis ütlesid, oli see, et see peaks olema väga tervislik, et lisaks sellele, et on hästi lihtne teha. Aga olgem ausalt, see on Biscoffi küpsised. Need on ikka päris kalorirohked. Ühesõnaga, mis hinde me anname 10 palli siis taalal? Ma ei tea, mingi 5. Või siis lamp. Iga. Ma annaks 6 isegi. 5,5 koondindeks. Aga me ei ole küll hea. No nüüd meil on siin üks crumble cookie. Mida tähendab crumble cookie? No crumble cookie tegelikult on, crumble cookies õigemini on USA siis küpsise tootja. Kett. Jaa, toodabki küpsisid USAs. Seal on eraldi, selliseid hiiglaslikke. Suur küpsis, paks küpsis.
aga no muidugi see küpsis, mis siin on, see ei ole USA-st. Et ma ei lasknud endale mingi kulleriga USA-st tuua kuskilt küpsist. Aga see on Tallinnas tehtud ja noh, selle kohta öeldakse ikka crumble cookies, aga tegelikult ei ole. Ta on nagu imitatsioon. Ühes küpsis on 1000 kalorit. Mõtle, kui suurt ampsu sa tahad võtta. Üli ebatervislik. Aga noh, samas, kas me eeldame USA-st midagi muud? Ei eelda. Täpselt nagu USA. Mis on selle küpsise speciality? Ma võtan selle teise ampsu. No selle küpsise mõte siis on see, et siin on pehme täidis ja... Ei ole. No ma ei tea, see on Eesti tingimustes külmas olnud vahepeal. Meil on siin külmakraadid. Aga äkki see oleks pidanud mikrosse panema, Eva? Ma ei usu. Siin sees peaks siis olema nüüd pehme täidis ja crumble cookise eripära siis ongi see, et selle küpsise sees on midagi erilist. Näiteks siin on Kinder Bueno, siin peal on ka Bueno komm. Aga see kett siis, mis Ameerikas neid crumble cookisid toodab, iga nädal on erinevad maitsed. See nädal on siis näiteks sidruni cupcake'i maitse ja Dubai šokolaadi maitse. Ja siis klassikalist maitsed, mis siis on kogu aeg, on näiteks Oreo maitseline. Ehk siis noh, sa saadki erinevaid maitseid võtta. Ja miks ta siis nii viraalne on? Inimesed muudku ostavad näiteks tead TikToki videoid. Mitte sellepärast, et süüa 1000 kalorist küpsist. Ma arvan, et see ei ole see eesmärk. See võib-olla on. Aga pigem vist see, et meil siin Eestis, nagu ikka asjad ei ole üldse nii kommerts, on mingisugune prosta selline, plast, pappkarp. Aga seal see on roosa karbi sees ja ta näeb ka hästi efektne välja. Et jällegi see efektne välimus, roosa karp, mingi hoopis teistsugune küpsis. Mida sa käsime? Miks Eestis siis roosa karbi siis ole? Ma ei tea, siin on kõik odav. No see on suht meid 50-stele. Sa oled ikka karm. Ma olen väga karm. Ma ei... Sa pead toidukriitikuks hakkama. Põrmustud kõik TikToki trendid. Väga nagu ma ei tunne, et ma tahaks seda veel süüa praegu. Crumble cookie. Jah. No nii, Elise. Mis siis põrus? Dubai šokolaad kogu täiega. See on overhyped mõttetu crap. Tegelikult arvan sama. Selline täiesti mõttetu šokolaad. Mitte midagi erilist. Hind on jumala kallis. 13 eurot. Issand jumal. Eestlastel on niigi raske elu. Aga mis kõige parem oli? Mulle meeldis kõige rohkem... ikkagi ma peaks ütlema, et nendest kõigist meeldis mulle kõige rohkem see juustukook. Minule meeldis kõige rohkem kõige crumble cookie. See juustukook oli lihtsalt... ta oli. Aga see crumble cookie, okei, ta ka lihtsalt oli, aga tal oli rohkem mingisugust iseloomi.